selline 2D joonis meil kunagi tehtud ja nüüd tekib ootamatult tahtmine seda 3D-sse teha, siis siin on võimalused ja variandid, kuidas seda võiks teha. Esimene variant, kustutame need asjad ära, mis siis meile seda 2D-d siin meenutavad, need abijooned ja isegi võib ära kustutada siit need katkendjooned ja vaate pealt ka need jooned, mis ei ole perimeeter, et jätame ainult perimeetri järele. Nii. Võtame natuke isomeetrilisema vaate ka, siis on nüüd pilt selgem. Ja näiteks pressipulliga tõstame selle 60 mm kõrgemale. Nii. Nüüd võtame korra külgvaate ja keerame selle tüki roteediga püsti. Ma oleks võinud muidugi ta ennem ka teengi niimoodi, et ma ennem annan talle mahu ja siis tõstan püsti. Et pressipulliga võrdväärne käsk on peaaegu ekstruud, see on siis vana see autokäid enda käsk. Nii, ja nüüd võtan siis vasaku vaate ja keeran selle 90 kraadi ja panen nad siis omavahel kokku. Nii, ja kui ma nüüd teen intersectioni, vaatame, mis siit tuleb. Tuligi samasugune kujund, nagu me algselt püüdsime teha. Ja nüüd tore on 3D modelleerimise juures, miks siis inimesed 3D modelleerimist eelistavad, ei kasuta seda 2D joonestamist nii väga, on see, et kui meil on 3D mudel olemas, siis sellest 3-vaate saamine on nimelihtne. Lausa õumribooni peal on olemas selline koht, kus on siis akna nimi on view ja siit saab siis 3D mudelist lihtsalt 3 vaate, kusjuures joonetüübid ja kõik on kohe õige. Nii et proovime seda siis nüüd teha.